Ameerika Ühendriigid ründasid taas Iraani Islaamivabariigi revolutsioonilise kaardiväe positsioone Iraanis ning relvarahu kokkulepe, mis tundus olevat lähedal, on taas kõikuma löönud. Sellel reedel 8. mail 2026 puhkes kriis Hormuzi väina lähedal. Pärast seda, kui 3 Ameerika hävitajad sattusid droonide, rakettide ja Iraani väikelaevade rünnaku alla Ühendriikide mereväe jälgitud läbimise ajal. Ameerika keskväe juhatus teatas, et USS Mason, USS Truxtun ja USS Rafael Peralta sattusid rünnaku alla, kuid neid ei tabatud. Vastus tuli seejärel sõjaliste rajatiste vastu, mida kasutati rünnakute korraldamiseks, laevade jälgimiseks ja Iraani revolutsioonilise kaardiväe mereoperatsiooni toetamiseks Iraani lõunaosas. Uus rünnakute vahetus toimus ajal, mil Washington ootas Teheranilt vastust ettepanekule lõpetada ametlikult konflikt ja avada taas Hormuzi väin. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse etalon Milson Alves. Ameerika plaan püüdis muuta habrast vaherahu kindlamaks kokkuleppeks, kuid Iraani režiim seisis tingimustele vastu. Kriisi peamine punkt seisneb selles, mida iraanlased tegid. Revolutsiooniline kaardivägi kasutas droone, kiireid paate, rakette ja ähvardusi laevade vastu, et näidata, et nad suudavad mõjutada liikumist Hormuzi väinas. Seetõttu ei piirdunud Ameerika vastus ainult hoiatusega. Washington ründas struktuuri, mis toetas Iraani survet. Esimesed teated viitasid plahvatustele ja õhutõrjetegevusele sellistes piirkondades nagu Bandar Abbas, Kashin, Sirik, Minab, Bushehr, Shiraz ja Teheran. Bandar Abbasel on eriline tähtsus, sest see on lõunaosas Iraani mereväe jaoks keskne sadamalinn. QHM asub strateegilises positsioonis Hormuzi piirkonnas. Sirik ja Minab on olulised rannikupunktid seireks ja sõjaliseks liikumiseks. Kõiki Iraanist tulnud teateid ei ole iseseisvalt kontrollitud, kuid operatsiooni suund sai selgeks. Vähendada revolutsioonilise kaardiväe võimet ohustada laevu väinas, seni ei ole selle uue vooru kohta usaldusväärset ametlikku hukkunute arvu. Ameerika operatsiooni esitleti rünnakuna sõjaliste sihtmärkide vastu ning avaliku koondaruannet revolutsioonilise kaardiväe liikmete kaotuste kohta ei ole olemas. See ettevaatus on vajalik, sest Teheran kontrollib rünnakute korral siseteavet väga rangelt. Kuigi Ameerika Ühendriigid avaldavad vähe üksikasju, on kinnitatud fakt see, et Ameerika laevu rünnati, kuid neid ei tabatud ning vastus oli suunatud Iraani sõjamasinaga seotud sihtmärkidele. Peaaegu sõlmitud kokkulepe sattus kriisi Hormuzi tõttu. Donald Trump oli peatanud Vabaduse projekti, operatsiooni, mis loodi laevade saatmiseks ja väina taas avamiseks, öeldes, et tahtis anda diplomaatiale ruumi. Paus ei tähendanud sõjalist tagasitõmbumist. See tähendas lühikest ajavahemikku, mille jooksul Teheran pidi nõustuma tingimustega, mis hõlmasid väina järk-järgulist avamist, ähvarduste lõpetamist laevade vastu ja edasiliikumist karmimates regionaalse julgeoleku kõnelustes. Revolutsiooniline kaardivägi tõlgendas seda ajavahemikku kui võimalust jõudu taastada ning hakkas taas Ameerika piiride katsetamist. Ameerika ettepanek puudutas ka režiimi kõige tundlikumat punkti, tuumaprogrammi. Revolutsioonilise kaardiväe jaoks tähendas see jõhkrat võimukaotust, mistõttu oli Iraani vastus täis poliitilist tagasilükkamist ja sõjalist ähvardust. Mohsen Rezai, Iraani aparatuuri veteran, lükkas tagasi Hormuzi taasavamise ilma kompensatsioonideta ning nimetas Ameerika tingimusi ebarealistlikeks. See punkt seletab, miks relvarahu sattus ohtu. Režiim ei tahtnud ainult tulistamist lõpetada, vaid soovis enne merel avaldatavast survest loobumist saada eeliseid. Washington ei nõustunud selle loogikaga. Riyadh kartis, et projekt Vabadus võib põhjustada suurema sõja ja väidetavalt oli ta teatud operatsiooni etappides vastu baaside ja õhuruumi kasutamisele. Emiraadid seevastu olid Iraani surve all otsesemalt kannatanud ja näitasid üles ärritust Saudi Araabia ettevaatlikkuse suhtes.
see lõhe aitas Teherani mõneks päevaks, kuid paljastas ka Pärsia lahe monarhiate tegeliku hirmu. Revolutsioonikaardivägi süüdistas Pärsia lahe rannikuriike Ameerika rünnakute toetamises ja hakkas kohtlema Abu Dhabit kui vaenlast. See on tõsine, sest Fujairah Araabia Ühendemiraatides on oluline piirkond laevadele ja energiavarustusele väljaspool Pärsia lahe kitsamat osa. Katar ja Bahrein kuuluvad samuti sellesse arvestusse. Katar tegutseb sageli diplomaatilise sillana piirkondlikes kriisides, samal ajal kui Bahreinis on oluline USA mereväe kohalolek. Kuveit jälgib pingete kasvu ajaloolise invasiooni ja sõjakogemusega. Saudi Araabia püüab kaitsta oma energiamarsruute ja vältida konflikti otsest jõudmist oma territooriumile. Revolutsioonikaardivägi püüab seda geograafiat ära kasutada hirmu suurendamiseks, kuid iga ähvardus nende osalejate vastu suurendab tõenäosust, et piirkond reageerib Teherani vastu koordineeritumalt. Kui Iraan tunneb otsest survet, püüab ta aktiveerida erinevaid punkte kaardil, kasutades liitlasi, relvarühmitusi ja paralleelseid rindeid. Eesmärk on tekitada vastastele poliitilisi kulusid. Pärsia lahe ajalugu aitab mõista, miks Ameerika Ühendriigid reageerisid nii kiiresti. 1980-ndatel tankerite sõja ajal ründasid Iraan ja Iraak laevu, et kahjustada teineteise majandust. Kuveit palus kaitset ja Washington vastas operatsiooniga Ernest Will, eskortides tankereid ja suurendades oma sõjalist kohalolekut. Selle perioodi õppetund on lihtne. Kui Teheran muudab energiatee relvaks, võib Ameerika vastus minna eskortimiselt üle otsesele rünnakule. Revolutsioonilise kaardiväe viga oli see ajalooline kogemus reaalajas proovile panna. Rünnak kaubalaevade vastu avaldab juba survet kaubandusele. Rünnak Ameerika hävitajate vastu tõstab olukorra uuele tasemele. Võim, mis patrullib seda marsruuti, ei saa lubada, et ideoloogiline jõud dikteerib laevanduse reegleid. Seetõttu kaaluvad Hormuzi lähedal tehtud lasud rohkem kui Teherani ametlikud avaldused. Need andsid Washingtonile õigustuse rünnakute taasalustamiseks ja iga vaherahu tingimuste karmistamiseks. Teised merelised kriisid näitavad sama mustrit. Suessi kanal, mis oli suletud aastatel 1967–1975. Sundis laevu kasutama pikemaid ja kallimaid marsruute. Mustal merel on Venemaa ja Ukraina vaheline sõda muutnud teravilja, sadamad ja ekspordikoridorid survevahenditeks. Iraan püüab rakendada sarnast loogikat Hormuzi väinas, kuid palju ohtlikumal tasemel. Sealt liiguvad nafta, gaas ja suurriikide huvid. Seetõttu võib piiratud oht põhjustada ülemaailmseid tagajärgi ja sõjaline vastus võib tulla kiiremini, kui Teheran arvab. Järgmine etapp peaks hõlmama tugevdatud merejärelevalvet, diplomaatilist survet ja uusi rünnakuid, kui revolutsiooniline kaardivägi jätkab. Ameerika Ühendriigid peaksid säilitama hävitajad, tankimislennukid, sõjaväetranspordilennukid ja töötavad jälgimissüsteemid. Relvarahu võib veel püsima jääda, kuid mitte Teherani soovitud tingimustel. Valge Maja püüab hoida läbirääkimisi avatuna, samal ajal kui ta vähendab revolutsioonilise kaardiväe sõjalist ruumi väinas. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete ekspert ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepärase infoga hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Märgi see video meeldivaks, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.